tere, kallid vaatajad ja head uut aastat. Oleme siis oma uue aasta esimese tervendaja saate juures. Ja eks traditsioon läheb muidugi ikka edasi, et ega siis see aastanumbri vahetus suurt midagi nüüd ei muuda. Nagu ikka, saate alguses siis väike hoiatus, et ärge jätke enda tervist arsti juures kontrollimata, kui te kasutate alternatiivseid meetodeid, sellepärast et see meil on infot ikkagi vaja, mismoodi miski asi töötab, ega alternatiivi. Kuigi ta näeb sageli imemoodi välja, aga noh, ta siiski vajab nii-öelda reaalset pilku ka peale. Aga mis me siis nagu see aasta siis räägime esimesena? Esimene asi, esimene tähestiku järgi tulev teema meil on käed. Käed kuni küünarnukini, siis mõtlen see osa. Käed, noh, nagu te kõik ju teate, käed on need, millega me teeme, millega me embame inimesi, millega me aitame, millega me anname, millega me võtame. Ja vaat kõik need teemad tulevad ka, noh, kätes valu tavaliselt tekivad siia mingisugused kõõluste põletikud, liigeste põletikud, noh, sellised, mis ei lase nagu teha. Ja no, käte vaimne tähendus nüüd ongi see, et ma kas tunnen, et ma ei ole piisavalt väärtuslik, et ma ei saa piisavalt aidata inimesi, ma jään nagu mu käed jäävad lühikeseks, nagu ütleb nii-öelda kõnekäänd, eks. Kui käed jäävad lühikeseks, siis seda lühikeseks jäämise ängi on siis tunda nendes kätes, siis me ei, noh, siis see on nagu, annab meile nagu, noh, ütleme ettekäänd, et no näed, mul valutab, ma ei saagi teha, eks. Siis on, kui ma ei saa, näiteks kui ma ei võta uusi asju vastu, siis võib kätes probleem tulla. Ja see tuleb nüüd sellest loogikast, et no, ma võtan selle kahel käel vastu, eks. Ma olen valmis uut olukorda embama. Muide, embamine, teise inimese embamine, kui mul on mingisugune sisemine tõrge inimesi emmata, näiteks ma ei saa nagu neid oma ruumi sisse võtta. Noh, kätega me tegelikult ju võtame neid objekte, mida me tahame nii-öelda enda külge või enda omaks, siis me nagu nii-öelda embame neid, eks ju. Noh, käed on siis need, mis nagu ümbritsevad ja siis tõmbavad nad enda sisse. Noh, nii nagu kallistatakse, eks ju. Ja vaat, kui me nüüd on mingisugune tõrge, et me tahaksime maailma nagu kaisu võtta, aga ei saa seda teha, sest meil on mingisugused hirmud, mis ei luba seda teha. Need hirmud võivad olla väga mitmesugused. Ja need hirmud ongi, need on tavaliselt on siis, ongi need hirmud, et ma kas ei ole piisav, ma ei anna või ma olen liiga, lihtsalt mul ei ole jõudu, ma tahaks kohutavalt, ma saan aru, et kõik vajavad seda, mida ma teen, aga vaat mul ei ole endal jaksu seda teha. Või siis ma näiteks kardan, et minu pakutav lükatakse tagasi. Mis on kahjuks väga põhilised hirmusid. Tegelikult need hirmud hakkavad kõik ju pihta lapsepõlve traumadest. Selle võiks praktiliselt nüüd siia igasse saatesse iga tõve juurde panna. Et lapsepõlve trauma põhimõtteliselt on oma olemuslikult see, mis teeb meid teadlikuks oma piiratusest. Sealhulgas ka surelikkusest. Ja kui meil on nüüd näiteks, oletame, et meil on olnud näiteks selline ema, kes ei talu väga lähedust, ei lase meid kallistada. Mul on klientuuri seas päris mitmeid inimesi just, kus emad on olnud nagu distantsi hoidvad. Inimesed on erinevad, lihtsalt mõned on sellised ja neile tundub, et liigne lähedus on nagu, ma ei tea, hellitab ära lapsi. Näiteks sel ajal, kui mina sündisin, siis möödunud sajandi 60-ndatel, siis oli ju mingisugune arvamus, et lapsi ei tohi isegi sülle võtta, sellepärast, et see hellitab nad ära. Ja selline, mõni inimene lihtsalt on sellise loomuga, kes tundub, et see on nagu normaalne. Ja ütleme, vanasti ju sellist kallistamist nagu praegu on, ei olnud üldse. Vot. Et siis, ja sealt siis me saame teadlikuks. Ütleme, et ema on meie
mingisuguse armastusavalduse tagasi lükanud, siis me saame sealt teadlikuks seda, et meie armastus võib, noh, see sõltub nüüd situatsioonist, kas ta on kohatu, kas ta on kehva, kas ta ei ole piisav, noh, ühesõnaga need nüansid on nüüd juba väga erinevad, eks ju. Aga me saame teadlikuks, et meie armastus ei ole vältimatult vastu võetud. Ja vot see ehmatab nüüd lapse ära. Laps, noh, see on muidugi üks situatsioon ainult. Ja kui laps saab täiskasvanuks, siis ta jääb kogu aeg kartma seda sama tunnet, mis ta lapsepõlves tundis, seda, kuidas ta pakkus ja see lükati tagasi. Ja vot, ta ei saa enam maailma üldse nagu ligi lasta, ta ei saa maailma emmata, ta tunneb kogu aeg, ta on maailmaga distants ja ta ei oska nagu sinna lähedale minna. Ja näiteks, kui tal on, no näiteks seal tekib süütunne, kui sa kedagi embad, eks ju, noh, ma ei tohiks, see on nagu kohatu ja selline on üks võimalus, miks seda maailma embamist nagu ei saa. Noh, teine asi kätega on muidugi, eks ju, see, et kui me oleme kangesti teinud midagi lapsena ja vanemad on pidevalt rahulolematud, siis on jälle seesama tunne, et mu käed on kasutud, ma teen ja teen, aga ma ei saa nende mitte, noh, need ei saa millegagi hakkama, need ei kanna vilja need minu teod. Ja see annab jälle kätele siis mingisuguse haigusi. No ma ütlen, neid kätehaigusi ei ole ju teab kui palju, aga noh, nad on tavaliselt ikkagi mingisugused liigeste valud ja kõõluste valud ja lihad, närvipõletikud, mingid sellised. Nii, las ma mõtlen, kas siin kätest võiks veel midagi rääkida. Ma arvan, et kätega on meil nüüd ühel pool ja lähme nüüd siit edasi. Ja tähestikus järgmine teema tuleb meil käsn. No, käsnad on sellised, noh, naha peale kasvavad nagu väikesed, pisikesed kasvajad, healoomulised kasvajad. Nad ei lähe vohama, aga nad on ebaesteetilised vahel. Ka sõltub, kus kohas nad on ja nad võivad häirida, nad võivad taha kuskile. Ja vot, käsn on nüüd ka selline asi, miks käsn tekib? Käsn näitab, kui inimesel kipub palju neid olema, noh, mõned on ju kõigil. Aga kui inimesel hakkab probleem neist tekkima, siis see taaskord näitab jälle, et inimene surub endas mingit, noh, ma ei tea, mingit ilutunnetust või sellist alla, eks ju. Ütleme seda, ta surub alla iseenda ilus olemise tunnet, see, et ta on nagu atraktiivne maailma jaoks. Ja kui ta seda alla surub, siis see hakkab tasapisi kuskilt välja plumpsama väikeste käsnadena, eks ju, ja noh, kehvemal juhul ka näo peale, eks ju, kui asi tuleb näo peale, siis see näitab, et see on nagu kindel märk, et just teema on selles, et inimene ütleb endale kogu aeg, et ma olen kole, et ma olen kärnane. Aga noh, igal pool mujal siis on ka, et ta ei märka maailma ilu ja keha peale siis on üldiselt see, et me ei märka maailma ilu. Me ei taha seda näha sellepärast, et kui me hakkame maailmas midagi ilusaks pidama, siis see tundub meile väärtuslik. Ja siis meil tekib koht see kaotada. Ja võt, kui inimesel on see kaotamise hirm on nii suur, siis ta surub selle ilutunnetuse endale alla. Ta muutub ükskõikseks maailma asjade suhtes, noh, ei oska seda maailma ilusust ja särasust ei oska nagu nautida. Ja siis see hakkab nii-öelda väikeste käsnakeste nii-öelda kogunema see äng, mida ma siis tunnen, eks. Noh, tavaliselt kõik need haigused on, nagu me oleme kogu aeg rääkinud, kõik need haigused tulevad mingisugusest maha surutud ängist, mis siis, eks ju, vastavas organis nähtavale, mis mingisugused tõvena nähtavale ilmub. Aga ja käsn kui iluviga, teine asi ta on nahahaigus. Nahahaigus on ju meil ka selline asi, mis nahk on nagu see ekraan, mis projitseerib, mille peale me projitseerime enda sisemised alla surutud emotsioonid, valu. Ja noh, käsn on üks nendest, eks ju. Ja noh, ta on just seotud ilumeelega kõige rohkem. Aga noh, ka enese hinnanguga, eks ju. See, et ma olen
kole ja kärnane. See on see, mis paneb ka nagu seda, noh, paneb nii-öelda realiseeruma selle arvamuse. Vot, et selline, noh, see oligi siuke pisike, kes väga pikalt midagi rääkida ei ole. Aga me läheme siit tähestiku järjekorras edasi ja järgmine tegelane on köha. See on nüüd tänapäeval väga aktuaalne teema, eks ju, sest aeg on selline, et ega rahva seas köhatada ei julge, siis loobitakse kividega kohe surnuks. Okei, see oli nüüd väike liialdus muidugi. Aga noh, köha muidugi on õigest kopsupõletik ja noh, neid haigusi on palju, millega köha on. Ja neil on jälle omad nüansid. Aga kui on paljudel inimestel on selline, nad kipuvad nagu kogu aeg köhatama, noh, kurk kuivab ja nagu kurguärritus tuleb kogu aeg. Või noh, sagedasti. Ja vaat see nüüd näitab, et inimene on seesmiselt väga ärritud. Tal on väga tugev kriitika, sest no köha on see, et ma tahan nagu välja endast seda saada. No ta on umbes nagu, tegelikult nagu oksendaminegi, eks ju, et see näitab seda, et ma tahan öökimine, ma tahan maailma välja saada endast. Aga köha on jah see, et ma olen maailma peal üldiselt väga kriitiline. Ja ma kogu aeg niimoodi ütlen, mida? Siuke maailma eemale lükkamise käitumine on see siis. Ja inimesed, kellel see köha probleem niimoodi on, et ajab nagu kogu aeg köhima, need peaks kindlasti üle vaatama oma suhtumise, maailma suhtumise ja iseendasse just. Kui aevastamine räägib seda, et me tahame nagu välismaailma välja saada, siis tegelikult köha räägib seda, et me tahame nagu iseenda taolisust välja saada, et me nagu ei ole iseendaga rahul, me oleme väga enesekriitilised. Aga muidugi, noh, tavaliselt need asjad käivad teod koos. Kui me oleme enesekriitilised, siis me oleme ka maailmakriitilised. Sellepärast, et kui ma olen väga enesekriitiline, siis üks strateegia, kuidas sellega psüühika toime tuleb, on see, et hakkab maailma kritiseerima, hakkab maailma halvustama. Sest noh, vilets on ju palju lihtsam olla siis, kui teised on ka ja veel viletsamad. Ja no siis mul tekibki see olukord, kus ma pean kogu aeg maailma halvustama ja et ennast upitada. Selle traagiline külg on selles, no minu enda jaoks siis, et ma elan kogu aeg väga halvas maailmas. Kogu aeg maailm, milles ma elan, on kritiseerimisväärne, ta on põlastusväärne, ta on hukka mõistetav, mida iganes. Ma kogu aeg tahan talle öelda, et ei ole. Ja see on nüüd, ühesõnaga see, millisena ma maailma näen, on tegelikult otsene peegeldus sellest, millisena ma ennast näen. Ja nii et maailma ja teiste suhtes väga kriitilised inimesed on tegelikult väga madala enesehinnanguga. Ja neil on vaja seda kogu aeg kergitada selle läbi, et nad mõistavad teisi hukka. See teeb jah, no see teeb elamise väga raskeks, sellepärast et noh, mõelge ise. Kogu aeg ma pean elama kogu aeg halvas maailmas, sest ma ise annan selle halva hinnangu. Ja teisipidi ka hea ei ole. Kui mul on madal enesehinnang ja noh, ma nagu pean maailma jube heaks, eks, siis võiks öelda, et no nüüd ole maailma, mis seal viga elada. Aga ma ei saa ikkagi, ma ei pääse selle maailmaga osadusse, sellepärast, et ma ei pea ennast selle vääriliseks. Nii et tegelikult optimaalne on nii, et ma ei anna üldse hinnangut. Ma vaatan maailma, esiteks, et ta minuga võrdne. Mina ja maailmas me oleme üks. Mul ei ole mingit alt üles ega ülevalt alla vaatamist. Ja kui ma niimoodi võrdväärsena vaatan, siis tekib täiesti uus nägemine. Siis tekib see osaduse tunne. Ma ei anna ka endale hinnangut. Kõige mõttetum on endale hinnangu andmine. Sellepärast, et sellest, kelleks ma ennast nimetan, ei muutu mitte midagi. Kas ma pean ennast pidevaks geeniuseks, nagu meil siin mõned presidendid peavad, või ütlen, et ma olen vilets viimane kalts nii-öelda ukse taga, siis mõlemal juhul ma lihtsalt rikun selle skaala ära, kuidas ma maailma näen.
tegelikult optimaalne on see, et mina olen nullpunkt. Noh, selles mõttes, et mitte ainult mina, iga mina, sina ka. Ma näen maailma enda suhtes. Ja kui ma nüüd annan endale mingisuguse hinnangu, siis tulemuseks on see, et mul läheb kogu skaala paigast ära. Et siinkohal on nüüd, noh, sobib rääkida sellest, et vaata inimene, no me teame ristiusust, eks ju. Kristus ripub ristil. Rist on nüüd sümboolselt koordinaatteljestik. Ja Kristus nüüd sümboliseeribki seda, et inimene on selle koordinaatteljestiku nullpunktis kinni. Ta on sinna risti löödud nii-öelda. Ja me pääseme sealt ristilt ära siis, kui me jõuame ise sinna nullpunkti. Ehk et meie ego ei anna iseendale enam hinnangut. Ego sisu ju ongi selles tegelikult, et see on meie välja mõeldud mina. See, kes me arvame, et me peaksime olema, et meid armastatakse. Ja kui ego jõuab nagu järeldusele, et ta ei pea iseennast välja mõtlema, sest välja mõeldud mina on alati, sest risti nullpunktist kuhugi poole nihkes, eks ju. Enda hoidmine selles nihkes punktis nõuab tohutult energiat. Üks asi. Ja teine asi on see, et siis me jääme ilma Jumala armust, sest Jumala arm on suunatud sinna nullpunkti. Ja see nullpunkt on see, kelleks meid on loodud. Ja see on otseselt Jumala väega ühendatud. Aga kui me egoga sellest nullpunktist ennast ära nihutame, siis me jääme üksi. Siis me peame oma risti nii-öelda ise kandma ja see on raske, me ei ole rahul, meil on hirm, äkki tuleb välja, et me ei olegi selline. Ja see tekitab väga palju probleeme. Nii, ja see oli siis nüüd köhast. Täna me veel jõuame, täna meil on väga lühikesed teemad olnud. Jõuame veel rääkida sellist asjast nagu külmatunne. Kellel külmatunne siis tekib? On inimesi, kes külmetavad isegi soojade ilmade ajal. Ma tean, mul on mõned tuttavad, kes suvi läbi käivad kogu aeg salliga ja kampsuniga ja neil on külm vaatamata sellele, kus nad on. Ja külmatunne nüüd on nendel inimestel, kes on pinges. Külm on, vaadake, kui te külmetate, siis te hakkate ju värisema, eks. Aga kui te olete pinges ilma külmata, siis tekibki külmatunne ka väga kergesti. Ja see tähendab seda, et esiteks meil on kogu aeg hirm, et mis meist mõeldakse. Me kogu aeg peame, see on nüüd seesama eelmise teemaga seotud, see, et me peame esitama kogu aeg kedagi. See tekitab külmatunnet. Kui me ei saa ennast kunagi lõdvaks lasta, me ei saa nagu nautida seda kergesti. Lõdvaks laskmine on see, mis teeb sooja tunde. Soojus, see seostub ema sülega, kodusoojusega. See on kõik lõdvaks laskmine. Kui me kunagi lõdvaks ei lase, see tähendab, me ei tule iseendasse tegelikult mitte kunagi, vaid me oleme kogu aeg selles näitamisolukorras. Siis ongi niimoodi, et me oleme kogu aeg on keha pingis ja nendel inimestel, kui nad on keha kaudu, nagu kõikidel ei lähe see kehasse, aga üldiselt jah, kui see pinge juba sees on, siis see näitab seda, et see läheb kehasse. Ta on kogu aeg krampis, ta on kogu aeg nii-öelda värisemise ääre peal ja siis ta ei saagi sooja. Ta ei lase nagu, selleks, et sooja saada, on vaja see maailm nagu ligi lasta, eks. Sellega nagu üheks saada. Sa pead ise ennast näitama maailma. Mingil määral me kõik näitame, eks, aga on mõned inimesed, kes seda teevad tõesti nii vähe, et neil on lihtsalt see pinge on kogu aeg sees. Ja siis nad ei saagi seda lõtvust, naudingut, sooja tunnet, seda ei saagi tunda. Ja siin on muidugi need põhjused, miks need asjad niimoodi toimuvad, see on jälle siin tuleks minna psühholoogiasse ja lapsepõlve. Et pinged hakkavad sealt pihta. Loomulikult seal mängib ka rolli inimese nii-öelda sünnipärane eeldus. Aga kindlasti on, kui on olnud väga nõudlikud vanemad, eks. Siis võib tekkida selline, et laps ei tunne ennast kunagi piisavana.
ta ei paku rahuldust vanematele. Ja kui laps ei paku kunagi vanematele rahuldust, siis ta jääbki nagu pingesse, sellepärast, et rahuldus ütleb nii, et see, kas ma pakun maailmale rahuldust, sellest sõltub see, kas maailm mind armastab. Aga see rahulduse pakkumine on nagu üheks saamise osa nii-öelda. Mul kui ma ei saa maailmale seda rahuldust pakkuda, et ma olen rahuldust pakkuv inimene, eks ju, siis isegi kui mind armastatakse, siis see armastus nagu ei jõua ka minuni. Et mul on vaja seda tunnet, et ma pakun maailmale rahuldust. Ja see on nüüd siis selle külmatunde taga ka. Aga tänaseks on meil saade läbi. Täna sai nüüd hulga asju läbi võetud. Oli meeldiv ja kõike head ja nägemist. Tšau, tšau.